Meil on täna väga huvitav teema siin. Meil on siin, võiks öelda, stuudio nostalgiat täis ja selline nostalgia, mida paljud Eesti inimesed ilmselt väga hästi mäletavad. Me räägime nimelt videost, videotehnikast, VHS-idest, filmidest, eestikeelsetest tõlgetest. Meil on stuudios Erki Ergma. Tere! Tere! Ja meil on stuudios Lauri ka. No Lauri on meil tuntud filmifänn. Lauri muidugi tutvustamist pikemalt ei vaja. Tšau! No tere hommikust kõigile! Tähendab, nüüd siis on aeg kätte jõudnud, et see, mis kunagi toimus Eesti filminduses, õigemini siis filmilaenutuses, pannakse nüüd omakorda filmilindile, saan õigesti aru? Jaa, täpselt, sest ega sellest ajast midagi nagu säilinud ei ole, et me räägime nüüd otseselt ikkagi siin 80-ndatest, me räägime 90-ndate esimesest poolest ja sellest, kuidas lääne maailm siia Eestisse ja endistele nõukaaladele jõudis. Sest ega me kinodes ju ei näinud ometigi Terminaatorit või Rambot seal kuskil metsas seal noaga ringi jooksmas. Me ei näinud neid võimsaid Ameerika pilvelõhkujaid, no selliseid filme ei olnud, mis Ameerikat näitaks jumala eest sellise võimsa ja ägedana. Ja mikrolaine ahjud, näiteks rösterid, kõik sellised masinad ja aparaadid, me nägime neid esimest korda just nimelt videokassettidelt, videofilmidest ja need videolaenutused olid ju nii popid kohad Eestimaal. No Erki, millal sulle esimesed mälestused, kuhu aega nad lähevad? Sina ja videokassett näiteks? Mina ja videokassett, esimesed mälestused lähevad kuskile 80-ndate päris lõppu. Kui sai nendega hakatud aktiivsemalt tegelema, esialgu küll vaatama ja ma olin nagu laenutaja rollis, pisut hiljem ka nagu laenutusomaniku rollis, aga aktiivne selline vaatamine sai alguse 89. aastast, ma julgeks öelda. Tulevad meelde ka esimesed sellised filmid, mis muljet avaldasid? Ütleme nii, et pigem ei tule mitte filme isegi võib-olla meelde, aga näiteks see, et kuidas neid filme vaadati. Ehk et näiteks, kui sul õnnestus olla tuttav mõne nii-öelda sellise videomaki omanikuga ja saada see makk seal nii-öelda järjekorras ja võtta 8 kassetti tema käest nii-öelda 24 tunniks, sa kujutad ette, et sa nüüd vaatad 8 kassetitäit nii-öelda filme 24 tunniga ära, magamata hommikul tööle minnes, silmad punased, suurt midagi nagu ei mäletanud ei filmidest, ei sellest päevast, mida sa pead nagu seal töö juures tegema või koolis, mis iganes, et see oli omaette selline nagu, no ütleme nii-öelda tase. Olles laenutaja poole peal, siis mis elu see oli selline? Olid järjekorrad inimesed, ootasid seal rõõmuga uusi filmi, laenutati vanu, kirjelda natuke sellist olmeelu? No ütleme nii, et päris järjekorda siin nüüd laenutuses ei olnud, kuna see omal ajal ei olnud väga odav tegevus selles mõttes, et see video nii-öelda ka maki laenutamine oli suhteliselt kallis. Videomakkide omanikke oli ka tegelikult ju, ütleme, võtame mingi küla peal oli üks makk võib-olla kuskil üldse ja kui ma võtan näiteks ka linna Viljandi, kus ma ise pärit olen, eks ole, ma julgeks öelda, et sel ajal võib-olla Viljandis oli üks 10 makki, mitte rohkem. Ja seega ütleme, et kas see nüüd järjekord seal päris oli või ei olnud, ei oska päris öelda, aga kuna ta oli kallis, siis ma julgeks öelda, et oli mõõdukas. No Erki, see oli ju alguses vist natukene, ega ta väga seaduslik tegevus ei olnud või? No ma arvan, et sellel ajal ei olnud paljud asjad seaduslikud, eks ole, et kellel olid meil litsentsid seal autoriõiguse tasudest rääkimata ja seadusest, et see oligi selline illegaalne tegevus, mis oligi valdavalt põrand all, eks ole. Kas sa mäletad ka mõned näited, mõned popimad filmid läbi kogu selle aja, et mida nagu tõesti väga otsiti taga, mida taheti vaadata, mis vaadati ribadeks, mida kogu aeg küsiti? Ütleme nii, et esimesed filmid kindlasti olidki Terminaatori esimene film ja Terminaatori teine film, mida nagu väga-väga oodati ja otsiti. Ja kindlasti olid ka sellised teosed, nagu olid Michael J. Foxi Tagasi tulevikku, triloogia, kõik need 3 filmi siis, et need olid vast kõige sellised otsitumad. No nüüd me jõuame välja sinna, et teie tahate hakata sellest kõigest, millest me nüüd rääkisime, eks ole, ja paljust muust filmi tegema. Ütleme nii, et me ei taha sellest nagu filmi teha, et filmid on ammu tehtud, aga meie tahaksime seda nagu dokumentaalfilmina jäädvustada, et kuidas kõik see melu tookord oli, kuidas neid nii-öelda filmid jõudsid Eestisse, kuidas neid tõlgiti erinevatesse keeltesse, nii vene keeltesse kui pisut hiljem ka eesti keelde, mis leidis aset siis Tartus, siin tegelikult Tartu videos ja selleks oli siis omaaegne Nõukogude Liidu nii-öelda esimene videokino Taalia Tartus, mille omanik toona oli siis Rein Rosenberg, suured tänud talle selle suure teene eest, mida ta tegelikult meile omal ajal tegi ja see oli väga vahva aeg. No aga palju sellest ajast nagu füüsiliselt midagi järele, no inimesed on muidugi, nendega saab rääkida, aga asju,
kohti. maju, jah. Ütleme nii, et omal ajal tegelikult oli ju videovõrgustik väga suur. Igas linnas olid mingid laenutused, igas külas. Tänaseks kahjuks on nad kõik kinni pandud, tegevuse lõpetanud, väga vähesed on nendest üleüldse nagu alles, ehk põhimõtteliselt ongi meil Lauriga ainult kontaktide tasandil nende inimeste nii-öelda informatsioon, kellega me saame siin nagu ütleme lävida ja kontakte, et seda nagu üritust taaselustada. Kes on need siis inimesed, kes sellega nagu väga seotud oli, me jõuame siis selle eesti keelde tõlkimiseni välja, eks ole? No jaa, kõigepealt loomulikult Tartu video omanik ja vaimne isa Rein Rosenberg, kes tegelikult ju mõtles selle lause sinna filmide algusesse, mida paljud kindlasti mäletavad, et Tagasi tulevikku 1, Michael J. Fox. Film on tõlgitud Tartu videos, tõlkija Lauri Rõuk. Ma arvan, paljud mäletavad seda, seal olid siis 3 meest, oli veel Hannes Villemson ja Endel Valdas, nemad tegid ära nagu selle põhitöö seal. Nad olid omal ajal siin, praegu Hannes ka ju tegeleb siin väga vägevalt teatritõlgetega ja omal ajal Lauri ja Endel olid siis Tartu Ülikoolis inglise fillid ja tegid ja said väga kõva raha kusjuures selle eest. Hannes rääkis, et tema oma esimeste tõlketööde eest põrutas 80ndate lõpus Ameerikasse. Ma kujutage ette, Ameerikasse minna, tol ajal sai midagi ulmelist. Aga mida on tarvis selleks kõigeks? Te kogute hooendas raha ja praegu peaks olema video juba kas üleval või kohe üles minemas, ehk siis mis on veel puudu sellest? Idee on tal olemas, tahe on olemas, mida veel tarvis on? No inimesed on meil olemas tõesti, kellega kõik rääkida, kes on oma nõusoleku juba andnud, kellel on see huvi ja see aeg jäädvustada ja kõik see tegevus, et kuidas need filmid siia said. Siis on meil olemas hästi palju filme, me oleme isegi siin raadios kuulutanud, et kui on mõned vanad kassetid kodus veel nende Tartu videotõlgetega või siis keegi, kes kunagi on pidanud laenutust, võib-olla on kuskil pööningul veel alles need filmid, me oleme digitaliseerinud, Erki on ehitanud ise videokassettide puhastusmasinaid mingitest vanadest lintmakkidest ja vanadest videomakkidest. Muide, need vanad Vene videomakid, ka neid tõi ju tegelikult just nimelt Rein Rosenberg Venemaalt Eestisse toona. Nii et kui praegu meid keegi kuulab, tal on ka midagi teile rääkida, midagi teile pakkuda, siis võib ühendust võtta küll? Jaa, loomulikult te võite, me tegime spetsiaalse sellise aadressi ka tartuvideo@gmail.com ja infot oleme pannud Facebooki Tartu arvutiabi lehele ka, aga igal juhul te võite kirjutada tartuvideo@gmail.com ja mida meil tarvis on? Me ütlen, teeme seda asja kirega, meil on siin veel inimesi pundis ja meil on vaja lihtsalt tehnika jaoks pisut veel abi, et saaksime kõik vajalikku. Meil on üht-teist olemas, aga midagi on veel tarvis. Nii et andke meil igal juhul teada, kui vähegi soovite ka nii-öelda käpa külge panna, et natukenegi kaasa aidata ja üheskoos, ma arvan, me teeme selle filmi valmis ja saab jäädvustatud üks osa nii eesti keele ajaloost, rääkides nendest tõlgetest, kuidas nad uuendasid seda keelt, kui ka siis eesti filmi ajaloost, et kuidas lääne filmid Eestisse jõudsid toona. Ja hooandjas on siis projekt põhimõtteliselt üleval, saab sealt lisa uurida. Ja kindlasti kohtume teiega uuesti, kui mitte varem, siis pärast filmi valmis saamist ikka. Kindlasti, tänud!